Oba! Suur lant otsa ja kohe tuleb suur kala. No tervitus kõigile jälle. Täna on 15. mai. Oli võimalus varem kodukanti tulla ja ilus ilm, mis on ikka kohe Jõerde. Kell on kuskil 10, alustan täna natuke varem ja plaan on teha uusi katsetusi uute rakendustega. Põhjaõngele siis selline 3 lipsuga ja ujukitega rakendus. Põhimõte siis sellise, et suur tina hoiab seda põhjas ja need ujukid peaks siis seda sööta natukene põhjast üles kergitama. Ma ei tea, kuidas ta siin küll toimib, aga katsetame. Ja kui ta tundub, et ei toimi, siis saab alati minna vanale heale mererakendusele, millega eelmine nädalavahetus siit ilus 5-kilone haug tuli üllatuseks. Ja väike lootus ikka on, et äkki on juba ahven ka jõkke tulnud. Iseasi, kas see rakendus ahvenele toimib, tahab võib-olla pikemat ja ilma igasuguste vidinateta lipsu. Aga no näis, katsetama ju peab. Ja täna on plaan ka natuke teistmoodi surnud räimega rakendust katsetada. Panen selle kohe valmis ja siis näitan täpsemalt. Okei, hakkame püüdma. No nii, ussid on saaki ootamas ja panin selle uue räimerakenduse katsetuse valmis. Räimed on praegu küll külmunud, veel ei saa nii panna seda külge nagu tahtsin, aga põhimõte siis iseenesest jälle lihtne. Lihtne raskus ja lipsu ja trossiga on siis kõrval kolmik, kus siis räim küljes. Praegu nad on külmunud, ma ei saanud seda trossi suust sisse ja lõpuste vahelt selja külge panna, vaid panin lihtsalt tavaliselt, aga põhimõte siis selline, et raskus läheb põhja ja vooluga äkki siis tõstab natukene räime põhiliinist eemale. Inglis keeles on siis selle püügiviisi nimetus deadbait, kes viitsib, otsib YouTube'ist, videosid on palju. Põhimõtteliselt veel pannakse selle kala sisse mingi puupulk või kork või püütakse lihtsalt kalatükiga. Aga noh, katsetama peab. Vaatame, kuidas ta siin käitub. Mõte siis selles, et ei ulbiks korgiga see räim, vaid saab kaugemale visata. Ja ei vii vooluga ja korgiga seda kaldasse. Paneme igaks juhuks kellukesega külge. Korki enam ei ole, siis ei saa silmanurgas seda jälgida. Põhimõtteliselt peaks haug võtma isegi ka põhjas lebavat seda sööta. Aga no näis. Esimesed katsetused. Vot niukene lugu siis. Aga nüüd ma panen valmis ka oma spinningu, sest eelmine kord jäi mul lant sinna roika taha ja ma ei hakanud uut otsa siduma. Panen spinna ka valmis ja siis hakkan lanti loopima. Ja eks kui midagi on, siis tulemustest annan teada. Nii, spinna ka valmis. Täna läheb testiks otsa uus Vestini kummitšörk või mis iganes ta on. Vaatame, katsetame rohkem ikka suuremate lantidega siin, nagu ma eelmine kord kirjutasin. Hetkel veel uss ja räim vaikivad, aga noh, oleks ka vist palju loota, et kohe tuleb. Kuigi eelmine kord tuli, vist oli mingi 50 minutit olnud sinna. Nii, tõstan natukene rakendus ümber. Avastasin, et üks räim oli juba otsast kadunud, kas siis juba viskamisega või jäi põhjas kuskilt ära. Igastas ära ta oli. Natuke on juba räimed sulanud, üritasin nüüd panna nii, et tross läheb suust sisse ja siis selja külge kinni kolmikuga. Vaatame, mis nüüd saama hakkab. Põhjaõnge viisin ka kaugemale, et nad siin kõik üksteise seljas ei oleks ja proovime edasi. No nii, esimene võtt. Algus tundus, et jäi oksa taha ja tuli siis praegu Pette Lotto lemmik roosa landiga haug. Võimalik isegi, et mõõdukas, aga väga suur ei ole, ütleme nii. Isegi paras poiss, jah. Ohoh. Jaa, see on isegi kotikala, vaatame, kui kätte saame siis
kui suur see on ja kas võtame koju või laseme lahti. Ilusat mängu teeb. Äsitame ära ja noh, võta nüüd pöörded maha. Oi, see pole tükk aega sellist sõitu näinudki. Väikese augi kohta päris möllab. Üritame su nüüd siia poole saada ja kohe võtame su välja. Upsti. Ai. Konksu veel endale näppu. Ilusti on servast kinni. Nii. Siia poole. Noh, selline poiss siis. Aga see vist on nibin-nabin mõõdus. Mõõdame ära igaks juhuks. Nii, mis ta meil siis näitab? Nii, pikkuseks on meil 60 ja 64 senti. 64 sentimeetrit pikk ja kaalub meil nii paljukest kui kohe vaatame. Oi, rahu. Kaalub 1,950. Noh, nagu tegelikult paras koju võtmise kala. Ma panen ta vist ikkagi oma lõksudega jälle vette. Paljudele see küll ei meeldi, aga saage üle. Parem hoian seda kala elus ja püüan veel paar tundi, kui lihtsalt kohe hakkan lõikama teda. Okei. Panen praegu ta lõksude otsa ja siis vaatame edasi. No nii, panin ta lõksuga praegu siia vette. Hoiame teda ikkagi elus. Ja siis ma vaatan, kas ma võtan ta täna koju või mitte. Mõõt on selline, mida hea meelega võtaks, sellepärast et üle 2 kilost ei ole mõtet võtta. On natukene liiga palju ja aga see on selline täpselt paras, võib-olla maksimum 2 kilo, see oli 1,9. See Pette Lotto lant toimib väga hästi nii haugile kui ka ahvenale. Forelli ei ole ma veel sellega saanud. Paistab, et see roosa värv ja pöörlev ikka kaladele meeldib, nii et räime küll ei taha praegu keegi. Kala siin ikka liigub. Aga võta siis kinni, mis talle meeldib. Oba! Suur lant otsa ja kohe tuleb suur kala. Ilusa rabamisega võttis. Kahjuks see peale ei jäänud. See on suurem kui eelmine. Ilus poiss. Aga see läheb koju tagasi. Noh, rahune maha. Saame su välja võtta ilusti. Ei tea, ei olegi nii suur, sama suur võib-olla. Aga võttis hästi ilusti. Võrreldes eelmisega, eelmine oli niisugune laisk võtt. See oli kohe ilus raks. Opsti. Nii, rahu. Kohe võtame landi välja ja mõõdame su ära. Nii, aga sellel on
konks nii ilusti sees, et ma pean võtma nüüd need näpitsad tagurpidi näitama teile. Selline siis. No see on isegi väiksem kui esimene vist. Okei, mõõdame ära ja võtan konksu, pidab selle landi välja kõigepealt. Nii, see on meil siis 1,845, nii et kergem isegi kui esimene, aga see sai haiget. Mul on nagu tunne, et ma vist vahetan nad seal lõksu otsas ära ja nii kui ma oma mõõdulindi sokutasin. Ja keegi vist proovis põhjakat ka või on otsas. Igastahes vaatame. Nii, mis ta pikkus on meil? Mul on tunne, et ma vahetan selle ära, jah. Noh, võtan nüüd rahulikult. Nii, selle pikkus on meil siis... Selle pikkus on meil 60, sama pikk, 64 ka täpselt. Nii, mis ma nüüd teen siis, kas ma vahetan ära, sest see sai natuke haiget ja veritseb siin. Või siis jääb teine ja laseme selle lahti. Nii, ma puhastan ta küll ära ja vaatame. Nii, ma lasen hoopis selle väiksema ikkagi tagasi, ta ei olnud nii haige midagi, rohkem on minu näpp, mis siin eritses, nii et las see läheb tagasi kasvama veel. Noh, mine. Läks. Nii et kalla siin ikka on, natuke taastub ja läheb. Kui mu enda näpp oli see, mis siin verd jooksis. Nii, ja keegi katsus meil seda põhjaõnge. Ei saanudki aru. Otsas vist igastahes ei ole, aga kontrollime. Ei ole midagi otsas. Tähendab siis midagi ikka liigub siin ka, mis ussi vahepeal nuusutab, aga ära ei taha võtta. Aga las istub siin põhjas. Nii, kala siis on igastahes. Paneme asjad kokku ja proovime edasi. No nii, asjad koos ja hakkan tänaseks lõpetama. Rohkem võtte ei ole olnud, räime ei tahtnud keegi, ussi ei tahtnud keegi ja peale seda 2 haugi täielik vaikus. Aga noh, päevaga võib ju rahule jääda. Üks 1,9 kilone haug, 64 senti ja 1,6 kilone haug, ka 64 senti mõlemad landiga. Seega täitsa okei. 1,9 läheb koju minuga, teise lasin tagasi. Täna plaan natukene teistmoodi retsepti katsetada, vaatame, kas õnnestub või mitte. Aga selge, sulle suur tänu, et vaatasid. Kui sa kanalit veel tellinud ei ole, oleks tore, kui seda teeksid. Pane ikka videole kas pöial üles, pöial alla, jäta kommentaar, aga tule ikka tagasi ja näeme järgmine kord. Tšau!